See on i24 News Englishi erisaade. Mina olen Nicole Setik otse Tel Avivist, kuna Iraan on alates eelmisest õhtust lasknud Iisraeli suunas üle 2 dosina ballistilise raketi. Vastuseks ründas Iisrael Iraani õhutõrjesüsteeme ja naftakeemiatehast. Aga sellega asi piirdubki. Viimastel tundidel teatas Iraan, et lõpetab sõjalised operatsioonid Iisraeli vastu, kuid hoiatas ka tugevama vastuse eest, kui Iisrael jätkab rünnakuid Liibanoni vastu. Kogu Liibanoni, sealhulgas lõunaosa vastu. Ja mõni hetk hiljem teatati Iisraeli rünnakutest mitmes linnas Litani jõest lõuna pool, samal ajal kui Põhja-Iisraelist kõlasid sireenid, kuna Iisraeli vägede pihta tulistati rakette. Täna õhtune seis Iisraelis on see, et see voor Iraaniga võib olla läbi, kuid järgmine väljakutse on diplomaatiline. Koostöös USA administratsiooniga püütakse tagada, et läbirääkimised Teheraniga ei seaks Iisraeli käsi Liibanoni rindel kinni. On selge, et sündmused selles piirkonnas arenevad kiiresti. Selle kõige mõistmiseks on stuudios minuga liitunud meie i24 Newsi ingliskeelne Lähis-Ida vanemkorrespondent Ariel Oseran. Ariel, Iraanist on hiljuti teatatud, et kõik riiki saabuvad ja sealt väljivad lennud on teadmata ajaks tühistatud. See ei ole kindlasti samm, mida riik, kes ootab relvarahu, tavaliselt teeks. Kuidas peaksime mõistma neid viimaseid arenguid, mis Teheranis toimuvad? Jah, see näitab režiimi ootust ja hirmu täiendavate Iisraeli rünnakute ees. Kui nad on teatanud, et on oma sõjalised rünnakud Iisraeli vastu lõpetanud, siis mis muu põhjus võiks olla õhuruumi sulgemiseks? Välja arvatud hirm, et Iisrael jätkab vasturünnakuid, mis ütleb palju islami režiimi praeguse olukorra kohta. Ühelt poolt on see riik, kes ründas Iisraeli, teiselt poolt sulgeb see oma õhuruumi, samal ajal kui Iisraeli õhuruum on pidevalt avatud. Ja Iisrael oli riik, keda rünnati. Nii et on olemas selle kavandatud poosetamine ja siis on tegelikkus, mida see koha peal tõestab, mis minu arvates ütleb palju selle praeguse positsiooni kohta. Lõppkokkuvõttes, mis puudutab Iraani, siis ta soovib selle eskalatsioonivooru lõpetada ja tuua sisse uue dünaamika Iraani ja Iisraeli korduvates tulevahetustes. Midagi, millega iisraelased on umbes 2 aastakümmet harjunud Hamasi puhul ja samuti sarnase aja jooksul ka Hezbollah'ga. Nüüd on Iisrael lõppmängus pärast seda, kui ta eemaldas Iraani kaitseks loodud ja võitluse Iraanist eemal hoidmiseks loodud prokside vahetu ohu. Me näeme, et Iraani proksi-doktriin on läbi kukkunud. Selle asemel, et proksid kaitseksid Iraani, kaitseb Iraan ise proksisid. Seega tahaks ta praegu selle lehekülje pöörata ja nüüd on Iisrael ja Ameerika Ühendriikide otsustada, kas Iisrael on põhjustanud piisavalt kahju ja nurjanud Iraani katse kehtestada see uus võrrand. Et iga rünnak, iga Iisraeli löök, ükskõik kus Liibanonis, mitte ainult Beirutis, vaid ka Lõuna-Liibanonis, saab vastuseks Iraani rünnakud otse Iisraeli territooriumil. Nii et Iisrael ei vastanud mitte ainult Iraanile jõulisemalt kui rünnakule, millele ta viimase 12 tunni jooksul allus, kuid ta jätkab rünnakuid Lõuna-Liibanonis, pannes proovile Iraani ähvarduse. Nii et mitte ainult Iraani katse seda uut võrrandit kehtestada ei õnnestu. Aga ma ei ole kindel, et selle rünnaku tulemused Iisraeli vastu on need, mida ta lootis, arvestades Iisraeli vastust ja Iraani hirmu Iisraeli jätkuva vastuse ees. Hästi, Ariel, jää siia stuudiosse minuga, aga sa juhatad meid järgmise teemani, mis tuleb otse sündmuskohalt. Soovime saada värsket infot Põhja-Iisraelist. Meiega liitub otse-eetris meie i24 Newsi ingliskeelne korrespondent Joe Brown. Joe, Liibanonis on teateid Iisraeli õhurünnakutest mitmes erinevast linnas ja külas riigi lõunaosas. Ka Põhja-Iisraelis kõlasid mitte kaua aega tagasi õhuhäiresireenid. Mis toimub koha peal? Kõik areneb väga kiiresti. Tegelikult kõlavad praegu sireenid Saretis, mis asub Iisraeli-Liibanoni piiril. Uurime seda ja anname uuendatud teabe, kui Iisraeli kaitsevägi on saanud kinnituse. Aga viimati kõlasid sireenid umbes tund aega tagasi ja see oli Galilea põhjapoolses väljaulatuvas osas.
see juhtus seetõttu, et Hezbollah tulistas 3 raketti Iisraeli kaitseväe sõdurite pihta, kes asusid Lõuna-Liibanonis. 2 neist rakettidest tõrjuti ja 1 maandus sõdurite lähedale, kuid Iisraeli kaitsevägi ütleb, et ohvreid ei olnud. Nüüd on Hezbollah öelnud, et nad tulistavad Põhja-Iisraeli suunas, kui Iisraeli kaitsevägi ründab Lõuna-Liibanonis. Ja seda nad ongi teinud. Tüürose piirkonnas on nad tulistanud rakette. Oleme näinud suitsusambaid sotsiaalmeedia piltidel ja videotes. See ei näi lõppevat. Ja sellel on dominoefektid, kui kõiki osapooli uskuda. Kui Iisrael ründab Lõuna-Liibanoni, mida nad ka teevad, siis Hezbollah ründab Põhja-Iisraeli, milleks neil on suur tõenäosus. Ja kui see nii on, siis Iisrael sihib Tahija piirkonda Lõuna-Beirutis. Ja siis sekkub Iraan. Ja see on tegelikult suurim probleem Põhja-Iisraeli elanike jaoks. Tegelikult mitte Iraani raketid, vaid just Hezbollah omad. Sest kui raketid tulevad Hezbollahalt, on neil vaid paar sekundit, et varjendisse jõuda. Iraanist tulistatud rakettide puhul on neil sinna jõudmiseks 5–10 minutit. Nii et loodetakse kõikjal, kuid tegelikult tekitab inimestele siin kõige rohkem muret just Hezbollah, mitte Iraan. I24 Newsi ingliskeelne korrespondent Joe Brown toob viimased uudised Põhja-Iisraelist. Tuleme tema juurde õhtu jooksul veel tagasi, et saada rohkem värskeid uudiseid siin I24 News Englishis. Joe, aitäh selle eest! Ja Põhja-Iisraelist soovime nüüd otse üle minna Washingtoni, kus meie I24 Newsi ingliskeelne vanem korrespondent Mike Wagenheim toob viimased uudised. Wagenheim liitub meiega otse Valgest Majast. Mike, milline on praegu koostöö USA presidendi Donald Trumpi ja peaminister Benjamin Netanyahu vahel? Eile õhtul ütles Trump Axios Newsile, et ta kavatseb öelda Netanyahule, et too ei reageeriks ega vastaks Iraani rünnakutele. Ometi mõni tund hiljem ründas Iisrael Iraani. Teie arusaamise järgi, kui palju sellest on koordineeritud Washingtoniga? Kõik on koordineeritud Washingtoniga ja mul on tunne, et ma kordun. Me oleme sinuga neid vestlusi varemgi pidanud. President Trumpil ja peaminister Netanyahul on erinevad huvid, sest nad juhivad 2 erinevat riiki ja elavad 2 erinevas maailmas. Aga lõpuks on siiski olemas arusaam, isegi kui neil kahel on erimeelsusi selles osas, kuidas koostööd edasi viiakse. Ei ole sellist olukorda, kus peaminister annaks presidendile nii-öelda silma või keskmise sõrme ja ütleks, mind ei huvita, mida sa ütlesid, ma teen ikkagi omamoodi. See lihtsalt ei käi nii. On erimeelsusi ja mõnikord lepivad nad kokku, et jäävad eri arvamusele, kuid lõpuks on see siiski koordineeritud pingutus. Nii et peaminister ei alustanud neid rünnakuid Iraani vastu 10 minutit pärast seda, kui president Trump oli talle öelnud, et mingil juhul ei tohi ta seda teha. See lihtsalt ei käi nii. Ma saan aru, et sageli on meedias ka meie endi seas soov tekitada kaost, kuid see suhe ei toimi nii. On erinevusi, on pingeid, aga lõpuks sellised asjad koordineeritakse ühel või teisel moel. President Trumpil lasub ka lisakoorem, et tal on usutav võimalus eitada, sisuliselt saates sõnumi, et kuule, ma ütlesin talle ei, aga ta tegi seda ikkagi. See annab talle selle eitamise võimaluse, kus ta saab laheliitlastele öelda, kuule, mina ei andnud rohelist tuld. See ei ole ka jälle iraanlaste provotseerimine, kus nad saaksid sõnumi, et kuule, ma ütlesin talle, et anna minna. Täie hooga, tal on täielik Ameerika toetus, sest siis peavad ka iraanlased sellele reageerima. Nii et mingis mõttes võidavad kõik. President Trump saab selle enesekindluse õhkkonna. Peaminister saab oma toetajatele näidata, et kuule, ma olen ikka see mees, kes suudab Ameerika presidendile vastu astuda, ükskõik kes ta ka poleks. Samal ajal ei pea Ameerika sõjavägi selles olukorras valmistuma iraanlaste otseseks vastureaktsiooniks, sest president Trump hoiab ennast toimunust eemale. See on igas mõttes koordineeritud. Mike, mida see Ameerika võit tähendab? Mida nad selle võiduga peale hakkavad? Kuidas see mõjutab Ameerika läbirääkijaid nende jätkuvate Teherani kõneluste kontekstis? Ma ei usu, et see jätab nad paremasse või halvemas olukorda, sest nagu ma olen miljon korda öelnud, siin pole võimalik mingit kokkulepet saavutada. Lihtsalt pole võimalik kokkulepet saavutada. Punased juuned, mille iraanlased on oma tuumaprogrammi osas paika pannud, ei ole midagi, mida president Trump praegu tegelikult aksepteerida saaks, isegi kui ta tahaks. Ma mõtlen, see oleks tema usaldusväärsusele tohutu kaotus, arvestades kõike seda, mida ta on öelnud Iraani tuumaprogrammi nõuete kohta ja sisuliselt selle
sulgemise vajadusest. Need kaks asja lihtsalt ei sobi siin kokku. ja nii võivad nad jõuda kokkuleppele teatud asjades, tingimuslikes küsimustes, näiteks võib-olla Hormuzi väina taasavamises. Kuigi see oleks president Trumpile uskumatult keeruline, arvestades tema vastuseisu, nagu ta ütleb, sularahapalettide saatmisele, mida president Obama tegi iraanlastele, ostes sisuliselt nende koostöö. Nii et isegi see muutub keeruliseks. Aga lõplik kokkulepe, rahulepe, see on praegu nii kaugel ja lõhe on nii suur. Ma ei usu, et see tegelikult mõjutab seda. Ma arvan, et suurem mõju on Liibanoni küsimuses ja sellel, kuhu see praegu liigub. Iraanlased ütlevad seda. Igasugune rünnak, mitte ainult Beiruti eeslinnade ja Hezbollah peakorteri piirkonna vastu, vaid ka nende tugipunkti vastu Lõuna-Liibanonis. Iga rünnak seal, igasugused õhurünnakud toovad kaasa Iraani vastuse. See muudab keerulisemaks kui miski muu USA, Iisraeli ja Liibanoni vahelised läbirääkimised, mille eesmärk on suruda Hezbollah Litani jõest põhja poole ja lõpuks saavutada mingisugune rahu Jeruusalemma ja Beiruti vahel. See on praegu suurem väljakutse kui USA ja Iraani omavahelised läbirääkimised. Kindlasti on see suur väljakutse isegi lähitundidel, mida me jätkuvalt jälgime. Mike Wagenheim toob viimased uudised Washingtonist. Aitäh nende uuenduste eest. Tagasi siin stuudios ikka veel koos Arieliga. Ariel, pärast seda, mida Mike just ütles, kas me saame öelda, et Iraan on edukalt sidunud rinde Liibanoni ja käimasolevate läbirääkimistega või on nüüd proovikivi seotud Iraani viimase ähvardusega, milles nad ütlevad Iisraelile, et ei tohi rünnata üheski Liibanoni piirkonnas, kaasa arvatud Lõuna-Liibanon? No pärast uut ähvardust ründas Iisrael vähemalt 6 linna Lõuna-Liibanonis. Nüüd on Iraani kätes tõestada, kas nende ähvardus oli usutav. Ja kui Iraan ütleb, et on lõpetanud oma sõjalised operatsioonid Iisraeli vastu, hoiatades, et iga Iisraeli rünnak Liibanoni vastu tooks kaasa karmima vastuse. Iisrael eiras seda ähvardust ja ründas Hezbollah sihtmärke Lõuna-Liibanonis. Sellegipoolest, kui Iraan vastab, siis on ta kehtestanud selle uue võrrandi. Kui ta ei vasta, siis näitas ta lihtsalt oma jõudu, kuid tegelikkuses olukord ei muutunud. Nii et pall jääb Iraani väljakule. Ma arvan, et nad on ületanud oma võime Iisraeli ähvardada, sest Iisrael on korduvalt tõestanud, et ta suudab vastu seista. Erinevalt mõnest oma partnerist Pärsia lahe piirkonnas ei ole nad valmis taluma ega vastu võtma ühtegi Iraani rünnakut oma territooriumil, rääkimata põhjendamatust Iraani rünnakust. Sest ei saa öelda, et Iisraelil või Iraanil oleks olnud õige ettekääne Iisraeli ründamiseks, kui nad vastasid Iisraeli rünnakule Liibanonis. Seal ei ole mingit kehtivat ettekäänet. Ja praegu Iraan üritas Iisraeli proovile panna. Nüüd paneb Iisrael Iraani proovile ja nüüd on iraanlaste asi tõestada, kas nad olid ainult sõnades tugevad. Või kas see on tõesti uus reegel, mida neile peale surutakse ilma igasuguse manööverdamisruumita nende poolt? Ariel, kuidas on Iraani teiste liitlasrühmitustega, hutidega? Ka nemad tulistasid täna varem mitu ballistilist raketti Iisraeli suunas. Need andsid ka välja avalduse, milles öeldi, et sellest hetkest alates on iga Iisraeli mereliiklus Punases meres rünnaku sihtmärk. Nad ei seo seda Liibanoniga. Hutid lihtsalt annavad teada, et nüüdsest on Iisrael taas sihtmärkide nimekirjas. Jah, aga nad oleksid võinud selle avalduse teha viimase 3 kuu, 6 kuu või aasta jooksul pärast viimast Iisraeli ja Iraani otsest sõda. Nad ei teinud seda. Seega peab küsima, miks just nüüd? Miks just nüüd? Sest Iraan püüab taas elustada oma liitlasrühmitustele toetuvat doktriini, püüab näidata ühtsust erinevates piirkondades. Aga just see ongi nende kavatsus. Tegelikult saadetakse väljapoole hoopis vastupidist sõnumit. Nagu ma varem mainisin, on Iraani liitlasrühmitused seal selleks, et hoida võitlust Iraanist eemal. Iraani ründas täna Iisrael. Nii et see, mida Iraan üritab teha, on aktiveerida oma liitlasrühmitusi viisil, mis juhiks Iisraeli tähelepanu kõrvale. Aga Iisraeli tähelepanu on peamiselt suunatud Iraanile ja alles siis liitlasrühmitustele. Ja me näeme, et hoolimata nendest Iraani ähvardustest, hoolimata nendest Houthi ähvardustest, liigub Iisrael edasi oma kaitsedoktriiniga. Ja see tähendab Hezbollahi ohu kõrvaldamist hoolimata kõigest.
taustamürast, mida võib esile tuua. Ja just seda me kuuleme Houthidelt. On võimalik, et Iisrael sellele reageerib. Hutide rünnak, isegi kui see tõrjuti, annab Iisraelile teatud hingamisruumi. Et otsustada võib-olla praegu mitte reageerida ja reageerida hiljem. Lõppkokkuvõttes üritab Iraan näidata, et tema proksi jõud on täies jõus, kuid tegelikus koha peal on sellest väga kaugel. Vaatame nüüd lähemalt Iraani peamise proksi Hizbollaha tegevust. Meiega on liitunud ERU major Shadi Khalul, Hizbollah ekspert, kes oli varem turvatsooni ohvitser Lõuna-Liibanonis ja liitub meiega Iisraeli Ülemgalileast. Nüüd ERU major Khalul ründab Iisraeli vastuseks rünnakutele Liibanonis. Mind huvitab, millise sõnumi Iraan just Hizbollahale andis. Kuidas see toetus mõjutab seda, kuidas terrorirühm Liibanonis tegutseb, nüüd, kui neil on Iraani täielik sõjaline toetus? Ma arvan, et Iraan üritab anda märku Hizbollahale ja tegelikult ka Liibanoni rahvale, et tugevdada Hizbollahd Liibanonis pärast seda, kui Iisraeli rünnakud ja löögid neid nõrgendasid. Ja pärast Peka piirkonna ja seal avastatud tunnelite hõivamist liigume me tegelikult ka Nabatjahi poole Lõuna-Liibanonis. Ja see on Hizbollah peamine tugipunkt Lõuna-Liibanonis. Nii et nad tunnevad, et peavad Hizbollahat taas tugevdama ja näitama, et nad peavad oma lubadust nende ees. Kui Iisrael ründab Beirutis, sekkume teie kaitseks. Aga samal ajal tekitab see neile tegelikult probleeme. Liibanoni šiidi kogukonnas, kes elab Jabal Ameli piirkonnas Lõuna-Liibanonis, mis on turvatsoon. Varem öeldi, et mis siis? Kas meie elu on vähem tähtis kui nende, kes elavad šiidide seas Beirutis? See tekitab neile samuti probleeme ja kaebusi Iraani vastu praegu. Ja ma arvan, et lõpuks me ei luba Iraanil taas seda ühtset Iraani rinnet üles ehitada, nagu me seda nimetame. Ühtne Iraani rinne tähendab Iraanist, Iraaki, Liibanoni ja Huutisid, mis on üks rinne, kus nad ründaksid korraga. Seda nad praegu üritavadki uuesti luua. Ja me anname neile märku, jätkates rünnakuid Lõuna-Liibanonis, et seda mängu me teiega ei mängi. Ja me jätkame rünnakuid Hizbollaha vastu, kuni nad loobuvad oma relvadest ja võimaldavad iisraelastel ja liibanonlastel elada vabades liberaalsetes riikides. Ja tegelikult vabad Hizbollah ja nende käsilaste, Iraani käsilaste ähvardustest selles piirkonnas. Millist mõju avaldab see eelmise nädala vaherahule, mis sõlmiti Iisraeli ja Liibanoni vahel Washingtoni vahendusel? Liibanoni relvajõud peaksid minema nendesse uutesse pilootpiirkondadesse Litani jõest lõuna pool, kust Hizbollah on juba eemaldatud. Aga kas see saab ikkagi juhtuda, kui Hizbollah keeldub sellest vaherahust kinni pidamast? Vaadake, ma ei tea, kes usub, et Hizbollah peab sellest vaherahust kinni. Hizbollah ei ole Liibanoni organisatsioon. Vabandust, et ma paljudele inimestele pettumuse valmistan. Hizbollah ei ole Liibanoni organisatsioon. See on Iraani käsilaste rühmitus. Iraanlased juhivad neid praegu ja võitlevad koos nendega. Ja ka RIAC on Liibanonis nagu ohvitserid, kes juhivad seda Hizbollah rühmitust. Nende täielik lojaalsus kuulub tegelikult Iraanile, mitte Liibanonile. Neid ei huvita Liibanon. Nad tahavad muuta Liibanoni islamiriigiks, mis on osa Iraani projektist ning neid huvitavad vähe liibanonlased ja Liibanoni riik. Seega mina ei usu nendesse relvarahu küsimustesse. Võib-olla ainult Trump usub sellesse ja tema suudaks seda teha või keegi tema nõunikest. Aga me ei saa terroristidega mingit kokkulepet ega relvarahu teha, sest see annaks neile jõudu juurde. Ja tegelikult anname me neile ka aega oma varude ja laskemoona täiendamiseks. Ja nad jätkavad võitlust seni, kuni nad on oma eesmärgi saavutanud. See, mida nad nimetavad Juudi-Iisraeli riigi väikese saatana ja suure saatana Ameerika Ühendriikide hävitamiseks. Mida peaksid Liibanoni riik ja Liibanoni relvajõud praegu tegema?
Liibanoni armee ei saa midagi teha. Vabandan, et pean seda ütlema, aga Liibanoni armee on Hezbollah poolt infiltreeritud. Hezbollah on seda juba aastaid infiltreerinud. Seega on illusioon oodata, et see Liibanoni armee tegutseks Hezbollaha vastu. Mida me peame tegema, on see, et meie Iisraelis peame tagama, et meie kodanikud on turvaliselt ja meie piirid on kaitstud. Ja Galilea elustub taas koos oma elanikkonnaga ning teil on selles piirkonnas turvaline ja kindel elu. Nii et kui me ise seda tööd ei tee seda keegi teine. Ja kui nad nii arvavad, siis nad teevadki, ma kuulsin näiteks uudistes oli teateid, et mõned ameeriklased mõtlevad luua või ehitada uue üksuse Liibanoni armees, et võidelda Hezbollaga, mida juhivad ameeriklased ja teised Liibanoni ohvitserid ameeriklaste juhtimisel. See viib Liibanonis kodusõjani ja lõpuks on see Liibanoni riik juba aastaid tagasi muutunud läbikukkunud riigiks. Nii et ma ei kaalu neid lahendusi. Ainus lahendus, mis Liibanonis toimida saab, on uus režiim, mis põhineb konföderatsioonidel ja föderaalvalitsusel, millel on kantoonid. Ja kui Shia kanton tahab edasi võidelda, las nad siis võitlevad üksi. Ja teised kogukonnad saavad elada ning end kaitsta selle kantoni eest, mis kujutab neile samuti hävimisohtu. Ja nii teame, et võitleme selle kantoni, Shia kantoni vastu, ega vea end sõtta teiste kantonitega, mis võiksid meile tekitada probleeme ameeriklaste, eurooplaste ja muu maailmaga. Erru läinud major Shadi Khalil, väga tore, et olete täna meiega I24 News Englishis. Hindame väga teie teadmiste jagamist. Aitäh! Pole tänu väärt. Viimaste arengute kohta Põhjarindel kuni nüüd keskses Iisraelis. Uuenduse toob meieni meie I24 News Englishi korrespondent Malik Sladin, kes liitub meiega Tel Avivist. Malik, tundub, et vähemalt praegu on see voor Iraaniga peatunud. Aga mida see tähendab nendele kodanikele, kes elavad riigi keskosas, kus sina oled? Tagala käsujuhised, kas need on endiselt muutumatud? Mida see tähendab peredele, kes saadavad homme oma lapsi kooli, mis on endiselt suletud? Mida saad jagada? Jah, tagalakäsujuhised kehtivad endiselt kuni tänase õhtuni kell 20.00. Ja tõenäoliselt jäävad need samaks, arvestades hiljutisi arenguid ja Iraani avaldust, et nad lõpetavad oma rünnakud Iisraeli vastu. See on ühelt poolt, aga teiselt poolt on täna koolid suletud viimaste arengute ja Iraani rünnakute tõttu. Ja homme selle otsuse on Iisraeli haridusministeerium juba teinud, koolitunde ei toimu. Aga suur küsimus on, kas see muutub või mitte pärast neid praeguseid arenguid. Mis puudutab Iisraeli lennujaamaga peamist Napagi, siis praegused juhised on, et lennud jätkuvad tavapäraselt. Vähemalt Iisraeli lennufirmad jätkavad tavapäraselt. Nad ei peata ega tühista oma lende, kuigi mõned välismaised ettevõtted, näiteks Wizz Air, on mõningaid lende tühistanud. Ja samuti ka Fly Dubai, mis lendab iga päev regulaarselt Iisraeli ja sealt välja. Nad lükkavad mõningaid oma lende edasi, kuid nad ei tühista neid kõiki ja lisaks neile ka teised lennud. Nii et me ütleme, et seal on teatav häire, kuid praegu on transpordiministeeriumi ja transpordiministri otsus mitte seda olukorda muuta. Ja see jääb praegu avatuks kuni edasise teavitamiseni, sõltumata sellest, kas rünnakud ja tulevahetus jätkuvad või mitte. Need on praegused olukorrad hetkel. Ja Iisraeli kodanikud, kes ärkasid enne sireene või vähemalt enne siin keskuses antud hoiatust, ärkasid hoopis teistsugusesse reaalsusesse. Aga väga lühikese aja jooksul, 3 tunni jooksul pärast tahte Iisraeli tagalakaitse juhtkonna hoiatust ja vähemalt ühte sireeni, mis kõlas Iraani rakettide tõttu, teine oli Houthide poolt tulistatud raketi tõttu. Loomulikult pole kahju tekitatud. Õnneks pole inimohvreid olnud ja elu hakkab normaliseeruma, kuid siiski sõltub kõik sellest,
mis lähitundidel juhtuma hakkab. Ja kindlasti on see alati nii, nagu näeme, kui kiiresti võivad asjad muutuda juba viimase 12 tunni jooksul. Veikslarin Tel Avivi värskete uudistega. Aitäh selle kohapealse kajastuse eest.